what happened that my boyfriend left me over and go back behind ex-wife and no say anything, and I'm furious that you understand me. Rohkem pole vaja, määrake ta välisministriks. Minu meelest see oli täiesti piisav. See oli täiesti piisav. Määrake ta välisministriks, palun. Teine lihtsalt laseb siin juhtuda. Sina oled tugev, Paul. Nädalavahetusel oli see Franki film oli telekas. Ma ütlen ausalt, esimest korda vaatasin. Ma ei tea, noh. Ma ei tundnud väga nagu mingit, et see oleks olnud mingi maailma kõige parem film, kuigi hullult taibiti nagu. The world is a cruel place. Ma nagu eeldasin, et seal toimub mingi räige, mingi kiusamine ja mingisugune, noh, ma ei tea. Sest alati, kui mingi kiusamisest räägitakse, siis tuuakse see mingi Franki film välja. Aga nagu, ma ei tea, minu meelest see oli üldse nagu, võib-olla ma nagu sain mingitest asjadest valesti aru või midagi, aga minu meelest üldse nagu väga nagu palju auke oli stories. Et see poiss, kes teda mingi proovis seal mingi ära tappa või oli nagu mõte just, kui ta ära tappa, on ju. Miks? Sellepärast, et ta ütles teistele poistele, et talle meeldib mingi vana mutt või? Mida vittu? Nagu sorry, aga it doesn't fucking make sense. No? Et kui sa oled 14, siis no ma saan aru, et mingi mõtled riistaga juba, aga nagu noh, see nagu it doesn't make sense. No? Mingi oi ei, ta mingi luges mingit, ma ei tea, mingi kirja ette kuskil. Ja nüüd ma ei saa mitte kunagi enam nende sõpradega koos hängida või? Mitte kedagi koti. Ta ei tea, kuidas inimpsühholoogia töötab või kuidas noored kutid oma vahel asju ajavad. Täna me mingi kaklesime kuradi 9 aastat seal põhikoolis üksteisega vahetundides mingi väänasime üksteist, kuradi võtsime üksteist mingit söögiraha ära ja mida iganes me seal kõike ei teinud. Ja me ikka koolipäeva lõpuks olime mingi koos nagu kuradi sukke saabas terve selle satsiga nagu. Et seal toimus igast paska, aga noh, ma ei tea, see ei ole nagu selline pahatahtlik asi, et mingi, et saad aru, me ei ole naised, et me mingi, oi nüüd ta ütles mulle halvasti või oi nüüd ta tegi mulle haiget, ma ei räägi temaga enam mitte kunagi. Noh, see ei ole real. See oli lihtsalt real. Järgmine vahetund juba on chill. Sellepärast, et see ei ole oluline. Ei no saad aru, et aga miks ta ei saanud? Ta oleks saanud küll käia. Saad aru, see on nii trash story. See ei ole päris. See ei ole päris. See on pask. See ei ole tõsiselt võetav story. Et oi, ta luges kirja ette ja nüüd mul ei ole enam mitte ühtegi sõpra. Saad aru, see on pask. See on nii räige pask. Noh, seda ei saa tõsiselt võtta. Mis seal viga on? Ja siis samas mitte keegi nagu ei... Ja siis läks story edasi, et ta viis seal poisi metsa, on ju. Siis see poiss mingi leiti üles ja ei ellu. Ja siis see vend, kes teda justkui proovis nagu ära tappa selle eest, et mingi, et ta ei saanud oma sõpradega enam rääkida, sest ta ei olnud gang leader, on ju. Mingi rääkis oma isaga juttu ja siis läks proovis ennast ära tappa. Aga miks ta ennast ära proovis tappa? Miks ta enne siis ei proovinud ära tappa? Miks ta nüüd proovis? Seda ei tulnud isegi välja, et tema midagi tegi. Et mingi, oi, nüüd mul mingi süda valutab nii hullult, et mingi viisin mingi poisi metsa, kes ei öelnud ära, et mingi, mina seda tegin. Saad aru, see on jälle täiesti auklik story. See ei ole jälle tõsiselt võetav. No just. Sest see vend ütles, et ta ei ole kits. Just täpselt. Ehk siis keegi ei saanud sellest teada. Kui me nõnda filme vaatame, siis me ei saagi filme vaadata või? Saame ikka, aga lihtsalt nagu, kui me räägime, kui nagu selle
filmi nagu iva on justkui inimpsühholoogia ja siis see, kuidas mingi noori kiusatakse ja mis see noortega teeb, siis see ei ole tõsiselt võetav. Tõsiselt võetav on näiteks Klass. Klass on päriselt tõsiselt võetav, sellepärast et seal ei ole auke. Seal ei ole auke. Koolis kiusati, isa peksab, saad aru, seal ei ole auke. See on kõik loogiline ja see kõik põimub kokku, saad aru. Aga see, Frank, ei ole loogiline. See ei põimu kokku. See on auklik story. See on katki. See ei tööta. Lihtsalt selle pärast. Aga see on ainult minu hinnang. Selles suhtes, kui teile meeldib, siis andke minna. Ja ega kokkuvõttes tähtis filmiga on tähtis see, mis emotsioone see sulle pakub, on ju. Ja ma nõustun, paljudele võib-olla see annab emotsiooni seda, et mingit enda äratundmist või oma mingit kooli äratundmist või mis iganes. Võib-olla tõesti, minu puhul lihtsalt see ei tekitanud seda. Et jah. Et ei saa öelda, et see nüüd oli mingi halb film. Ta oli vaadatav. Aga lihtsalt see aspekt, mille pärast seda filmi nagu kogu aeg esile tõstetakse, minu meelest nagu vajus läbi, et see nagu minu isiklikul hinnangul ei tööta. Täna olen maskeerinud ennast. See tundub mingi ülinormaalne vend ju. Täna olen maskeerinud ennast kapi homo EKRE liikmeks ja tulnud siia Turviku rongkäigule, et aru saada, kuidas mõtleb. Ta ei pea maskeeruma, ta ongi. Keskmine Eesti nat EKRE toetaja. Kas te teate, kes on Charlie Kirk? Kes see? Charlie Kirk. Kas sa pigem paljuneks oma enda lihase õega või Omaga. Valged inimesed, mitte neegrid. See on Rooma tervitus. Rooma tervitus, ja, selge. Aga mine nii putsi, lõpeta ära. See on mingi kinni makstud reaalselt. See ei ole päris inimene ju. See ei ole ikka päris inimene. Mitu last peaks üldse ühel naisel olema? Vähemalt 2-3 last. Ja, ma arvan küll, Midagi kasu saada, siis peaks ikka 3 olema. Kas sa muidu teadsite, kes oli Charlie Kirk? Mina olen temast ka väga aru. Aga mis see Charlie Kirk siin teemasse puutub üldse? Charlie Kirk on nats või mis asja? Mis see nagu teema on? See on mõnus link, see on actually mõnus link. See on väga mõnus link, mulle meeldib. Aga palun. Jagan hea meelega head kraami. See on tõesti hea kraam. Mulle meeldib. Kas Eesti rahvas sööst ära? Ei, Mitte kunagi. mitte kunagi. Mõttetu teema. Miks ma peaks tapma ennast? Kas sa oled kaalunud kunagi steroide teha? Ei. Ei ole. No. Ei ole kaalunud kunagi teha. Võiks proovida küll. Võib-olla kui ma mingi 50 olen. Ma olen 52 aastat. Steroidi on. Kas sa oled kaalunud kunagi steroide võtta? Ikka. Oled jah? Jah. Päris tihti. Miks? Pole iialgi piisavalt suurenda jaoks. Ei ole. Selles suhtes, ma arvan, et sotsiaalmeedia suht palju mõjutab, et seda minapilti ka, et kõigil on nagu hästi ilus vorm ja kunagi ei tea, kas need... Ma ei tea, ma mingi noorena küll ei teeks, aga nagu samamoodi, kui ma mõtlen, et ma olen mingi 50-60, siis ma tõenäoliselt küll paneks mingit testi nagu. Pohhu ju, ei või? Nagu esiteks niikuinii ju test ju langeb mingi ajaga päris nagu jõhkralt ja teine asi on, et mis siis juhtub nagu, kui ma mingi 50-60-selt teen seda. Ma ei tea, ma arvan, et see on suht chill nagu. Aga jah, mingi 20-ndates, 30-ndates, 40-ndates ma arvan, et see ei ole nagu mõistlik. Sest probleem on selles, et kui seda mingi panema hakkad, siis keha ei suuda või ei tee enam ise seda sellistes kogustes ja siis see nagu pärsib sind lihtsalt tulevikus. Et põhimõtteliselt, et kui sa hakkad seda tegema, siis sa peadki nagu sellega jätkama justkui.